Siin maal me õpime rõõmu tundma lihtsatest asjadest. Näiteks nagu lume rookimine talvel. Lume rookimine on mõnes mõttes sarnane oma hinge eest hoolt kandmisega. Sa lood sisse mingi raja, teed käidava tee ja hoiad seda puhtana. Seda Pilisteri ausammast siin meie vabadussõja langenutele on hävitatud, maha kistud ja laiali kantud. Aga siin ta seisab, on tagasi pandud justkui meelekindluse ja pühendumuse märgina meie esivanematelt, et meil on oma riik ja meil on oma kultuur ja keel, mille üle me saame praegusel ajal ise otsustada, vabalt valida. Pilistveere kirikus langetati juba üle 30 aasta tagasi ainumõeldav julge otsus. Eesti peab saama vabaks, iseseisvaks rahvusriigiks. Seesama julgus on kandnud Isamaad läbi 3 aastakümne ja sedasama julgust läheb vaja ka praegu, et määrata meile kindel, kaitstud ja vaba tulevik, kus eestlased saavad ise otsustada, milliste paktide või rahvusvahelisete kokkulepetega me liitume. Meelekindluse ja julgusega rajati siia Pilistverre kommunistliku genotsiidi ohvrite memoriaal ja öeldi välja julgelt selge tõde, et Nõukogude riik on rajatud rahvuste rõhumisele ja väikeste rahvaste hävitamisele. Need julged tõed on hoidnud ja kandnud Isamaad 30 aastat. Ajal, mil Vello Salum oma mõttekaaslastega väärikaid tegusid tegi, jooksin mina veel noore poisina Nõmme metsades või müttasin korvpallitrennis. Minu vanemad õpetasid mind hindama meie rahvapärandit ja saatust rasketel aegadel. Siin Vello Salumi toetava pilgu all oleme koos kogukonnaga hoidnud ja arendanud Pilistveere pärandit, julgustades noori ja aidates abivajajaid. Üheskoos tegutseme julgelt edasi, siis Isamaa on igavene.